Võistluse pikkus on 15 minutit. Ja start on antud ning Meelis Annus sai paigalt kõige paremini minema, aga edasi ei lähe taga suugi hästi ning Raul Karu paremust on. Esimeselt ringilt tullakse, Raul Karu on ees ja Martin Sepp on praegu juurde mõlemad väga piiri peale, jäävad õnneks küll rajale, kui ideaalraaklerid kõrval ja Steven Kuus saab võimaluse Martin Sepp. Raul Karu praegu mehitab suvi õige laiaks ja käristab vahet Seppapiga puust. Kolmandal positsioonil nii-öelda üldarvestuses ja nüüd hakkab siis justkui Annus lähenema ja ei ole palju maha jäänud ka Tristan Viidas, siis Enar Klaus-Gutmani ja Viidase vahel on juba tükk maas. Ja ega ei ole nende ees ka Steven Kuust väga kaugele ju. Selle BMW 305 klassi autodega täpselt samas kaalus. Nii ja nüüd on Meelis Annus pöördnud kinni Steven Kuusti. Äsja lõppenud ringil oli kiirem mees vahel Martin Seppa 1.2,25, Raul Karu näitas aega 1.2,26. Ja mõlemil on see võistluse kiirem ring. 12,3 oli temal viimane ring. Ja nüüd on Annus väga hästi saanud kiirest kui lähedale, aga liiga hästi tuli ja nüüd läheb auto käest ära. Ja oli tal õnne, et kuskile vastu ei läinud sinna kohtunike posti mättasse või kuskile ja Tristan Viidas tagant sai ka suhteliselt turvaliselt mööda. Nii et kõigepealt läks kiire turul laiaks, siis hakkas päästma autot ja kandus uuesti siserajale. Ja nüüd on liider, võistluste liider on vahetunud. Paremas kullus, teises kullus sõitis vähelt välja. Selline liider Raul Karu ja võistluste liidriks on tõusnud Martin Seppa. Ja hakkab asju juhtuma, kui sõitnud ring on käsil. Senimaani oli suhteliselt rahulik. Ja nüüd võiks Martin Seppa üsna rahulikus tempos sõita, sellepärast et oma klassi sõitjaid otsi tikutulega taga. Oma klassi sõitjaid on, no ütleme nii, et täiskiirusel liikuvaid on üks ainus Meelis Annus, aga temaga on juba, ma vaatan, et pool ringi, kui mitte rohkem maas. No, auto aasta
3,7 sekundit on Martin Seppani edu möödusamnuse eest. Ja Raul Karu jätkab. Kuigi see auto tuli väga lombaka selle ajal. Meelis Ammus äsja lõpetas ringluses aega 1.4.2, samal ajal Martin Seppan sõidab 1.4.4, aga temal ei ole kiiret uusi. Teise kohal on Tõen Kuust, noor 1.3.8. Ma vaatan, kohtunikul on juba must-oranži muumuga lipp valmis, ega Raulil ei laska siin pikalt tõista, tehniline rikke ja sellega tuleb boksi keerata. Siis kõik märkide järgi pannakse nüüd Martin Seppamile välja rõõdulipp või kas on Martin Seppam, kes esimesena selle lipu alla jõuab, sellepärast et Steven kustutab täiesti, aga muidugi Stevenil ei ole mõtet sellist kamikaze manöövrit viimases kurvis teha. Klassivõit on tal nii käes ja Martin Seppam võidab 1600 klassis. Martin nagu nuuskas sust mööda, ma vaatasin, et viiendad oli täitsa toimunud. See kuradi keskmine junn on ära väsinud äkki või? Jaa, jah. Peedu midagi, Karu tegi Martin Seppam! Juba krudivad kõik need pudelid. Saab jälle sellise kurvi. Pidurid, see ehitas seal natuke, mõtlesin, et äkki on pidurid jälle ära kadunud. Ei, pidurid on tulemas, just vastupidi, see on väga palju, nii et pidurid tulemas ja rehvi kandiliseks. Sulle enne ära vahetus, meil on siiamaani läks väga hästi,